Tere kõigile siit heade mõtete linnast Tartust. Otse Tähtvere roheluses asub meie loodusõpingute tippkeskus Eesti Maaülikool. Oma nime Eesti Maaülikool kannab see ülikool juba 16 aastat, kuid selle pikk ja värvikas ajalugu ulatub juba aastasse 1848, mil Tartusse rajati veterinaariakool. Veterinaarmeditsiin on Maaülikooli väga tähtis õppe- ja uurimissuund ka täna, kuid aastate jooksul on sellest ülikoolist kasvanud välja hoopis midagi enamat. See on ülikool, kus uuritakse bio- ja rohemajandust ning seda, kuidas maa, vee ja loodusressursse kasutada selliselt, et tagada elukvaliteet ka tulevastele põlvedele. Maaülikoolil läheb tegelikult üsna hästi ning selle õpe ja teadus on väga kõrgel tasemel. Kui te ei teadnud, siis Maaülikool kuulub maailmas kindlalt 100 parima ülikooli hulka just oma peamistes vastutusvaldkondades, põllumajanduses ja metsanduses. Ka teised teadusvaldkonnad tõstavad pead. Pole siis ime, et ajakirja Times Higher Education järgi kuulub Maaülikool maailma 1000 parima ülikooli hulka. Maaülikool mõtleb roheliselt, aga ka teeb roheliselt. Siin on keskkonnasäästlikkust rõhutavad õppekavad ning lisaks metsade ja maade hoidmisele ning nende üle arvestuse pidamise õpitakse siin näiteks maa- ja vesiehitust, maastikuarhitektuuri, alates sellest, kuidas mingit tüüpi mulda kasutada, kuni selleni välja, kuidas toodangut turustada. Teadlased uurivad sedagi, kuidas toota toitu jäätmevabalt. Taiplikest inseneridest on ühiskonnas alati puudu, kuid seda põuda aitavad leevendada siinse tehnika ja elektrivaldkonna spetsialistid. Aga läheme ja vaatame kõike lähemalt. Õppe Maaülikoolis on praktiline. See toimub nii linnakus kui õppebaasides üle kogu Eesti. Tihedat koostööd tehakse ettevõtetega, kes ootavad samuti enda juurde praktikale. Maaülikooli laborites on uus ja äge tehnika ja siin saab teha teadust nagu päris teadlane. Märt, miks sina valisid Eesti Maaülikooli? Kui oli aeg valida, mida ma eluga edasi teen, et kuhu ma õppima lähen või tööle, siis uurisin, mida erinevad õppeasutused pakuvad. Siis tuli välja, et Maaülikoolis on täpselt see, mida ma õppida tahan. Eesti Maaülikoolis ma õpin tehnotroonikat ehk siis masinaehitusinseneeriat. Millised eelised ja võimalused on Eesti Maaülikooli tudengitel? Õppeosalt on meil väga head tunnid, kus räägitakse väga huvitavat juttu ja see on väga praktilised laborid, kus me saame oma käega teha, uurida ja siis veel kokku võtta, mis me tegime. See annab väga hea ülevaate ja kinnituse sellest, mida me siis oleme õppinud. Ja lisaks on võimalik tegeleda ka erinevate tudengiprojektidega, mida kool toetab ja võimaldab. Mis masinad need siin meie kõrval on? Need on Tehnikaüliõpilaste Seltsi poolt valmistatud suruõhuvormelid ehk pneumopillid. Need on siis suruõhul töötavad vormelid, mille käiakse rahvusvahelistel võistlustel ja siiamaani on väga edukad olnud. Ma tean, Märt, et sa oled ka tegev Tehnikaüliõpilaste Seltsis, et millega te täpsemalt seal tegelete? Tehnikaüliõpilaste Selts populariseerib inseneri ametiala. Me teeme seda läbi võistluste, näiteks ehitame neid pneumopiile või siis ehitame võitlusroboti, mille käime iga-aastasel robolahingul. Ja lisaks käime ka koolides, kus me siis näitame, mida me teeme ja anname neile väikse projekti, siis, mida nad saavad kokku panna. Läbi selle me loodame, et inimesed on teadlikumad, et mida nad saavad valida näiteks ülikoolis või siis tööle minnes. Märt, mida toob tulevik? Aastake on veel minna. Mis sind ees ootab? Ma loodan, et saan kuhugi mainekasse ettevõttesse tööle või siis minna edasi magistrisse, ei ole veel valinud. Aga siin koolis on hea, et meie õppekaval iga aasta peame käima praktikal, siis meil on võimalik saada juba kohe kuhugi mainekasse ettevõttesse sisse ja näha, kuidas seal töö käib ja siis juba äkki nad ootavad meid tagasi ka. Edu sulle ja tuult tiibadesse! Aitäh sulle! Mõnikord on katsealused elus ja neid tuleb kohelda väga ettevaatlikult. Näiteks veekogude seisundil, selle elustikul ja kalavarudel hoiavad just Eesti Maaülikooli inimesed silma peal. Mageveevarudelt on Eesti üks rikkamaid riike maailmas. Katrin, mida meile see magevee rikkus annab? Üks võimalus on mageveeressursse kasutada toidu tootmiseks. Et kõik vees kasvatatavaid organisme saame me kasutada oma toidulaual ja mitte ka ainult otseselt oma toidulaual, vaid ka näiteks loomasöödana või kosmeetikatööstuses või ilutoodetes muudes, kas või pärlikasvatus käib siis vesiviljeluse alla, et vesiviljelus on selline lai
mõiste, mis siis käsitleb kõiki vees kasvatatavaid organisme. Et sellesama vesiviljelusega saame me tegeleda Eestis päris mitmel moel. Et üks võimalus on õues, väljas, tiikides kasvatada kalu, vähke, aga teine võimalus on ka sisetingimustes luua vesiviljelussüsteemid, et üks näide on meil siinsamas akvaariumisüsteem, kus saab edukalt kasvatada erinevaid vähiliike, ka soojaveelisi krevette ja ka kalu ja teisi liike on võimalik kasvatada sisetingimustes, kus me saame vett soojendada ja nende elutingimused vastavad siis nende bioloogilistele vajadustele sättida. Mida on võimalik Eesti Maaülikoolis õppida, et need mageveevarud jääksid ja ei kaoks? Ja Eesti Maaülikoolis on väga huvitav uus õppekava, kalandus- ja rakendusökoloogia, kus saab õppida 3 suunda, millest üks käsitleb siis vesiviljelust, aga 2 suunda on veekogude rakendusökoloogia ja maismaa rakendusökoloogia. Et ka veekogude rakendusökoloogia suunal on võimalik õppida siis veekogude tervendamist ja biomanipulatsiooni meetodeid. Vesiviljeluse poolel on siis võimalus õppida erinevaid liike, keda saab vees kasvatada. Millised on peamised murekohad praegu vesiviljeluse teemal? No, neid murekohti on kindlasti mitmeid, et üks on haiguste probleem, et alati, kui kasvatada organisme väljukesi koos, tekivad haigused, aga on ka palju uurimata teemasid, kas või sama sööda küsimus, et me siin teemegi konkreetset katset jõevähkidega, kelle jaoks ei ole maailmaturul sööta välja töötatud. Et kui Eestis kasvatatakse vähke ligi 20 vähikasvanduses, siis kasutatakse praegu kalasööta selleks, aga võib-olla vähk kasvaks palju paremini ja kiiremini, kui oleks tema vajadustele välja töötatud sööt. Ja praegu meil siis koostöös Itaalia Sannio ülikooliga tegeleme jõevähisööda väljatöötamisega ja siinsamas akvaariumitest me teeme katseid, et siis võrdleme neid seni Eesti vähikasvandustes kasutatud söötasid siis väljatöötatud söötadega, et sellised võrdluskatsed. Viimasel ajal kirgi kütvasse metsadebatti suhtutakse Maaülikoolis aga rahulikult, sest ainult selles ülikoolis on teadmine, kui palju meil on metsa ning mida teha, et mets ei läheks metsa. Millised on puidutehnoloogiad, kuidas kasutada puitu säästlikult ja seda võimalikult hästi väärindada, sellelgi teemal leidub õppekava ja teadust. Eesti on metsarikas, aga et seda rikkust hoida, tuleb ka õigesti käituda. Airiin, kuidas on õigesti ja kuidas on valesti? See on tegelikult metsa seisukohalt väga tähtis küsimus. Ehk siis väga oluline on teada, et millised on need õiged käitumisvõtted siis metsas. Ja just seda me siin Eesti Maaülikoolis ja oma metsanduse erialal õpimegi. Et kindlasti on väga oluline see, et me oma metsa hooldaksime. Et hooldamise kaudu me tagame siis metsale need kõige paremad kasvutingimused, seda siis nii juurkonkurentsi, valguse kui ka toitainete mõttes. Et ma arvan, et sealt tulebki see vastus küsimusele, et mis on õige ja vale. Airiin, millised sinu metsanduse õpingud reaalselt välja näevad? No, suurem osa on sellist auditoorset tööd, et on nii loengud kui ka seminarid, kus meil siis on hästi palju arutelusid. Me saame ise ka reaalselt laboris katseid teha. Näiteks eelmisel aastal saime siis ise kasvatada ühte invasiivset haigust, mis ohustab hetkel Eestis siis saari ja saime uurida, kui kiiresti ta areneb. Aga samas väga suur osa on ka praktikatel, ehk siis kus me reaalselt käimegi metsas. Meil on selleks Järvselja õppe- ja katsemetskond, et igal aastal 1 kuni 2 kuud me siis vedamegi metsas ja teeme seal oma praktikat. Nii et saab palju värskes õhus viibida. Ja seda kindlasti. Lisaks me oleme ka instituuti natuke aidanud ja teinud näiteks matkasid koolilastele, et ka see kõik läheb sinna praktika juurde. Milliseid perspektiive pakub aga metsanduse õppimine?
perspektiive on tegelikult väga palju, et kuna metsandus on ise hästi lai valdkond, et meil jagunebki metsanduse õpe kaheks, on siis metsakasvatuse pool ja metsatööstuse pool ja tegelikult tulevad ka sinna juurde keskkonnakaitsega seotud alad kui ka kaugseire ja loodusturism ja kõik muud sellised erialad. Et perspektiiv töö mõttes on kas või see, et me saame töötada nii avalikus kui ka erasektoris ja tegelikult ka siin Eestis ja ka välismaal, et metsandus järjest rohkem areneb, järjest rohkem tuleb uusi suundasid, uusi uurimisküsimusi, kas või seoses kliimamuutustega, et tekibki näiteks puuliikide vaheldumine, et hetkel teadlased uurivadki seda, et kas meil Eestis tulevikus veel kuuske ja mändi kasvab või ongi ainult lehtpuud, et sellised need suunad on. Nii et seda ei ole vaja karta, et töö otsa saab? Ei, seda kindlasti mitte. Millised sinu perspektiivid on, kuhu tulevik sind viib? Hetkel olen kahe valiku vahel. Ehk siis üks suund on erasektor, ehk siis tegeleda selle Eesti erametsanduse tugisüsteemiga, ehk siis minna tööle kuskile metsaühistusse, kus siis saaks harida metsaomanikke ja aidata neid metsamajandamisel. Ja teine suund on siis pigem selline metsandushariduse pakkumine ja üldsuse harimine metsandusest. Olgu tegu loomakasvatuse või veterinaarmeditsiini õppekavaga, tegelikult on need valdkonnad täna hoopis laiemad kui klassikaline loomade eest hoolitsemine. Kõik need regulatsioonid alates loomade heaolust kuni toiduohutuseni on Euroopa Liidus erilise tähelepanu all ning seetõttu peab ka kliinik, kus neid tarkusi õpetatakse, olema Euroopa Komisjoni akrediteeringuga. Maare, millised loomad täna eestlastel üldse on? Eestlaste koduloomad on võrdlemisi mitmekesise valikuga. Ühel visiidil võib kliinikusse sattuda kääbushamstrist Taani dogini. Kaasa arvatud linnud, miks mitte suhkroravad, mida iganes. Milline on kõige eksootilisem loom, mida sa siin näinud oled? Ma arvan, et suhkroravad on kindlasti Eestis eksootilised. On olnud ka ämblikke, kindlasti roomajad on selline, mis on keeruline teema. Kui nad tulevad, siis natukene sõltub sellest, et milline on nende temperament, et kas nendega üldse saab midagi teha. Et selles osas on võrdlemisi keeruline. Mis on tähtis veterinaarmeditsiini õppides? Veterinaarmeditsiini õppima tulles on kindlasti hästi oluline, et inimene tahab loomi aidata, et ta on hea suhtleja, et ta suudab omanikule selgitada, milles on probleem, mida oleks tarvis teha, et ta suudab motiveerida seda omanikku panustama selle looma heaolusse. Kindlasti on äärmiselt oluline, et inimene teaks, et see on elukestev õpe, et sa õpid, kuni sa töötad. Veterinaarmeditsiin annab meile võimaluse tegeleda igapäevastest protseduuridest nagu kastreerimised, steriliseerimised, vaktsineerimised, kuni selleni välja, et meil on võimalik end koolitada Euroopa diplomaadi tasemeni ja teha keerukaid protseduure, täpselt nii nagu humaanmeditsiinis. Et sa võid olla perearstist kuni kardioloogi, neuroloogini välja. Miks tulevad nii paljud välismaalased igal aastal just Maaülikooli just seda eriala õppima? Kui ma ütlen ausalt, siis sellel aastal, kui mina olin tudeng, minu paralleelkursusel oli üks ameeriklane. Küsisin, et miks sa tuled Eestisse? Regulatsioonid on erinevad, sa pead tegema nii palju lisaeksameid, et ühel hetkel Ameerikas töötada. Ja ta ütles, et esiteks Eestimaa on nii ilus. Teiseks, see ülikool on sisuliselt individuaalõpe. See annab võimaluse ainult 30 õppida ühte maailma põnevamat eriala. Teistes ülikoolides on 100-200 tudengit ühel kursusel, aga meil võimalus õppida 30, et see on privileeg tegelikult. Miks sina omal ajal tulid just Eesti Maaülikooli? Kui ma ütlen ausalt, siis ma olin 8-aastane ja ma ütlesin oma vanematele, et minust ei saa kohe kindlasti veterinaari. Seetõttu, et minu sugupõsas on päris mitmed veterinaarid. Õppisin Tartu Ülikoolis bioloogiat ja pärast seda mingisugune kutsumus ikkagi tõi mu siia. Ja täna ma olen väga rahul, et lõpetasin siis veterinaarmeditsiini eriala ja töötan täna veterinaarina. Kas on raske veterinaariks saada? Kas just raske? Ma ütleks, et see on pigem põnev. See on kindlasti väljakutsete rohke. Näiteks
esmaspäeval ma tulin Saksamaalt väga põnevalt koolituselt, et selles osas sul on pidevalt see tunne, et sa tahad teada rohkem, sa tahad teha midagi rohkem. Et selles osas ei ole keeruline, see on pigem põnev. Kas kõike seda, mis kasvab meie koduaias, oskame ikka piisavalt väärtustada? Tasapisi on teadmised maa väärtusest ja aiandusest eestimaalaste seas taas kasvama hakanud. Kohalik aed ja puuvili ning marjad on inimesele ülimalt kasulikud toiduained oma mineraalainete ja vitamiinidega ning seetõttu on ka nende kodus kasvatamine jälle populaarne. Tavalise aiapidaja side on Eesti Maaülikooliga üsna tihe. Suure tõenäosusega on teie aias kasvav õuna, pirni, kirsi, vaarika või mõni muu sort aretatud just Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses. Kuid inimesed ikka otsivad uusi maitseid ja nii teevad Maaülikooli aiandus- ning põllumajandusteadlased katseid ka näiteks söödavate kuslapuu ja pihlakasortidega. Tasapisi ilmuvad Eestimaa aedadesse meie kliimasse sobivad aprikoosipuud ning kasvatatakse isegi bataate. Siin on olulisel kohal põllumajandusteadused, mis katsetavad ja uurivad välismaiseid sorte eesmärgiga edendada Eesti kodumaiseid sorte. Näiteks viinamarja, seda magusat vilja, mis veel mõnekümne aasta eest oli meie aedades täielik eksootika, kasvatatakse täna Eestis edukalt lauamarja ja veini saamiseks. Teadlaste panus uurida ja katsetada on olnud suur ning ehk täitub tulevikus ka unistus luua päris Eesti oma viinamarjasort. Õpingud Eesti Maaülikoolis aianduses ja põllumajanduses on mitmekülgsed, sisaldades praktikume katseaedades, laborites ja tuntud ettevõtetes. Selgeks saavad nii muldade eripärad, erikultuuride kasvatustehnoloogiad, aga ka see, kuidas mõõta viljade toitaine sisaldust ja neid turustada. Igal aastal uurib Maaülikool, mida tudengid oma ülikooli juures kõige enam väärtustavad. Enim tõstetakse esile sõbralikke õppejõude ning mugavat ja kompaktset linnakut. Näiteks asuvad mõlemad ülikooli ühiselamud otse linnakus ja nii jõuab loengusse kõigest 5 minutiga. Mairo, milline Maaülikooli tudengi elu on? Maaülikooli tudengi elu on põnev, igati huvitav ja minu jaoks kõvasti üllatusi täis. Et iga päev on nii-öelda kui uus seiklus, uus väljakutse. Kõik on käe-jala ulatuses. See nii-öelda linnaku kompaktsus ja kõik see siia juurde on äärmiselt mugav. Ja kuna ise ei ole küll Tartust pärit, on minule vägagi mugav on siia kohale tulla, siin ühiselamus paikneda, siia samma hommikul kooli tormata ja siin nagu baseeruda, et ei pea päev otsa ühele poole, teisele poole kuskile käima. Ja elamistingimused on siin ühikas head? Ütleks, et on head. On igati täisväärtuslik ja mõnus. Eriti kui siin nüüd torni ühiselamus olla, siis sealt 15. korruselt, mis see vaade on, see on ikka fantastiline. Miljoni vaade? See tõepoolest, see Tartus paremat sa ei leia. Mida põnevat siin annab tudengil õppetöö kõrvalt korda saata teha? Kuna Tartu on ise nii väike juba, siis siin on kõik asjad on käe-jala juures. Nüüd, kui siin ülikooli linnaku poolest rääkida, siis minule isiklikult olen enda jaoks avastanud huvipakkuvaks asjaks discgolfi, mida saab siin samas Dendro pargis harrastada. Kõiksugused sportimisvõimalused, kui ka koolitöö väliselt nii-öelda enesearendamise võimalused, et meie koolil on vägagi tipptasemel CNC-pingid, laboriruumid, düno-stend. See nimekiri on ikka tohutu, mis võimalused meil kõik siin on, mida saab rakendada ka enda huvide ja hobide abiks nii-öelda kaasata siis. Eesti Maaülikoolis õpib ka väga palju välismaalt tulnud tudengeid, et kui palju Eesti tudengid nende välismaalastega läbivad ja koos näiteks discgolfi mängimas käivad? Mina isiklikult olen kokku puutunud Digman projekti raames välisüliõpilastega, kus meil olid tudengid nii Norrast, Leedust, Poolast, Itaaliast ja nii edasi, et nendega oli, ma ütlen, minu jaoks nädal aega nende inimestega koos siin olla, seda Tartut ka ise juurde avastada, oli ikka fantastiline. Sa ei kahetse valikut, et tulid just Eesti Maaülikooli? Absoluutselt mitte. See on kõige õigem valik olnud üldse minu jaoks. Soovitad teistele ka? Soovitan.
Sel sügisel on taas tulemas Maaülikooli vilistlaste kokkutulek. Olgem ausad, erilist reklaami see kokkutulek ei vaja, sest kes kord siin on õppinud, tunneb selle ülikooliga suurt sidet ja vilistlased tulevad meeleldi kokku. Viimati osales vilistlaspeol ligi 3000 kunagist õppurit ning nii rahvarohkelt pole Eestis küll ükski teine ülikool oma kokkutulekut korraldanud. 9. septembril juhtub see siin kõik taas. Esinevad Tipp Malts, Karl-Erik Taukar bänd, su põhjatusse kardan uppuda. Ookean ja kaldast veel ei lahti lasta saa. ja Netsa ja külabänd. Seda veel ei teha, on see halb või on see hea. Seda veel ei teha, seda veel ei teha. Kas on see halb või on see hea? Õhtut juhib ja diskot teeb Allan Roosileht. Niisiis aeg tantsukingad välja otsida. Et ajalugu kordub jälle, sul on üleloomulikud võimed, oled superkangekaelne. Eesti Maaülikooli pere hoiab tugevasti kokku. Siin loodud sidemed, ärikontaktid ja sõprussuhted saadavad sind terve elu. Ja mitte ühelgi teisel Eesti ülikoolil ei ole nii osalejate rohkeid kokkutulekuid ning uuesti kutsub Maaülikool oma vilistlasi kokku saama juba 9. septembril spordihoonesse. Nii et tere tulemast õppima Eesti Maaülikooli!